Aga tõesti, et kui me vaatame minevikus tagasi selliste kiire inflatsiooniperioodide peale, nagu meil praegu on siis Euroopas olnud viimase aasta jooksul, siis tegelikult sellised tõeliselt kiire inflatsiooni allavõtmiseks on tulnud intressi tõsta ikka oluliselt rohkem. Et kui siin nüüd meenutada nagu seda naftakriisi 70. 80. alguses, siis Ameerika Ühendriikides ikkagi keskpanga intressimäärad tõusid 20% juurde. Ja see tõi kaasa sügava majanduslanguse, väga keerulise olukorra, aga ühtlasi tõi alla inflatsiooni. Inimestel kulub rohkem raha intressimakseteks, vähem raha kätte, see tähendab seda, et niisugust nagu võimet majandust kuumendada on vähem. Selline suure inflatsiooni mahasurumine tähendab seda, et peabki majandusolukord kehvemaks minema. See ongi see kurb loogika, mismoodi see inflatsiooni allasurumine töötab, et see teebki elu oluliselt keerulisemaks. Teeb vaesemaks inimesed, kellel on kodulaen. Selles mõttes võib ka nii öelda. Selge see, et see mõjutab rohkem neid, kellel on suuremad laenud või üldse neid, kes on laenu võtnud. Need, kellel on suuremad laenud ka sissetuleku suhtes, need üldiselt on siis sellise ülemise 10% suurema sissetuleku inimeste seas. Neid laene, mille makse on suurenenud vähemalt 300 euro võrra, on umbes 5% laendust. Nii et need on need suuremad laenud. Kui see perspektiivi panna. Aga loomulikult selline väiksema sissetulek inimesel see 50 eurone tõus on juba ka kindlasti väga suur koormus. Ja kui vaadata seda jaotust lähemalt, siis me näemegi, et on 2 kohta, kus on mõju suur. On see ülemine ots ja tegelikult kõige alumine ots. Rahapoliitika eesmärk ongi see, et tuleb seda nõudlust alla suruda, et läheks inflatsioon allapoole. Ja siin see ainuke lahendus ongi see, et tuleb leida kusagilt oma tarbimises neid kärpekohti, et muu siin ei aita. Et selleks, et see alla saada, selleks on vaja, et nõudlus natuke nõrgeneks. Aitäh täna hommikul tulemast ja selgitamast. Aitäh.